NATO liikmesriigid on kokku leppinud, et kõigi liitlaste kaitsekulutused peavad moodustama vähemalt 2% rahvuslikust kogutoodangust. See kokkulepe on Eesti kaitsepoliitika kõigutamatuks põhimõtteks, nagu ka kombineeritud kaitseväeteenistusel põhinev kaitsemudel. Eesti on olnud aktiivne NATO välismissioonidel osaleja. Samas on Eesti sõdurid tõestanud oma head ettevalmistust, oma paindlikkust, oma leidlikkust ja sellega pälvinud ka oma partnerite lugupidamise. 2% panustamine aastast 2012 on tähtis kaitseväe arendamise seisukohast. Kaitsekulutustesse panustamine on Eesti-sugusele väikeriigile ülioluline. Koos eestlaste üldiselt väga kõrge kaitsetahtega on see aidanud üles ehitada tõsiselt võetava kaitseväe. Kui meil kaitseväes toimusid laskmised ebastandardsetest laskeasenditest, siis meie leitnant rääkis, et selliseid õppuseid tulid vaatama ühed Vene ohvitserid. Kuna Vene armees teevad selliseid asju ainult professionaalid, siis oli neid väga hämmastunud, kuidas Eesti tavalised ajateenijad erinevatest asenditest liikumise pealt lasevad. Ja Eestis peab iga ajateenija sellise asja läbi tegema. Eesti kaitsevägi on väike, kuid efektiivne. See on tegelikult eksisteeriv jõud ja töö selle arendamisel ei lõpe.